Me oleme rääkinud siin eelmistel kordadel, nagu te mäletate, üsna palju alistumisest ja identiteedist. Ja mul on täna ka natukene tahaks jagada pisut, ma ei tea täpselt kui kaua ja kui palju, aga mul tuli nagu uuesti see teema üles, et rääkida sellest, mis on siis tegelikult meie osa, et püha vaim saaks rohkem meie elus tegutseda ja püha vaim saaks meid ka juhtida. Sest ma usun, et paljud inimesed palvetavad kogu aeg, et püha vaim neid täidaks ja püha vaim oleks ja nad usuvad, et püha vaim on sees. Aga on üks oluline asi, üks printsiip sõnas, kus me peaksime ka nagu vaatama, kui palju püha vaim võib nagu meid nii-öelda juhtida ja kasutada. Ma kordan uuesti, et üks asi on see, et püha vaim on meie sees. Me usume, et püha vaim on meie sees, eks ole. Aga piibel ütleb nii, et tegelikult peaks tema olema nüüd see, kes siis õrnalt ja Jumala tahte kohaselt juhib meid nii-öelda oma issanda tahte teele. Ja see tähendab nagu sellist vastastikust koostööd. Et ei ole lihtsalt see, et mina mulle, mida püha vaim mulle annab, mida ma palvetan palves, mida ma ootan palves, vaid just ka see, et kui palju mina küsin, et mida tema minult ootab, mis on see, mida mina peaksin tegema selles mõttes, et tema tahtes nagu juhitud olla. Ja ma loeksin kõigepealt ühe kirjakoha, mis on nagu selline julgustav, väga julgustav. Need on üldse minu ühed sellised peatükid piiblis, mis on võib-olla, mida ma olen kõige rohkem võib-olla lugenud ja mis on kõige rohkem mind puudutanud. Et alati, kui ma neid kirjakohti loen, siis ma tunnen, kuidas püha vaim tuleb ja püha vaim puudutab mind. Ja need peatükid on tegelikult siis Johannese evangeeliumis 14-17 peatükk, kus ta räägib nii-öelda juhtnööre oma jüngritele ja räägib püha vaimu tulekust ja kõigest sellest, mis siis juhtuma hakkab. Ja mina loeksin praegu Johannese evangeeliumis 14. peatükist, loeksin 21. salmist alates. Seal siis Jeesus ütleb, et kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Aga kes aga mind armastab, seda armastab minu isa. Ja mina tahan teda armastada ja iseennast temal ilmutada. Et ma korraks peatun siin, siis ma olen edasi. Et vaadake, kui huvitav, et ta ütleb, et kes mind armastab, seda armastab minu isa. Et see on selline hästi huvitav nagu kooslus, et ei ole nii, et mina armastan Jeesus ja Jeesus armastab mind. Seda ta teeb ka kindlasti. Ta ei oleks muidu surnud minu ees ja nagu me kuulsime, me kõik oleme olulised Jumala ees siin enne seda, kui me siin ülistasime. Aga jällegi, seda armastab isa, kes armastab Jeesust. Kui sina armastad Jeesust, siis on kirjutatud, et isa armastab siis sind. Ja kui sina ei armasta Jeesust, siis ma ei tea, kui palju siis me võime olla isaga osaduses püha vaimu kaudu, seda siin ei ole kirjas, aga ma tahan teie tähelepanu juhtida siis sellele, et seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Nii et ma loen siis edasi 22, ma loen tegelikult edasi 23. Jeesus vastas siis ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda, ta uuesti kordab sedasama asja. Ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõna, kes mind on läkitanud. Seda olen mina teile rääkinud teie juures viibides, aga trööstija, püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab meelde kõik, mida mina olen teile ütelnud. Et ma tean, sellest on olnud palju juttu ja me oleme sellest palju rääkinud, aga kas me tegelikult oleme nagu sügavuti mõelnud selle peale, et kui me ei ole nii-öelda täis püha vaimu, ma kohe räägin, mis on need nüansid seal juures, siis tegelikult me ei saa ka aru sellest ilmutuslikult, mida Jeesus tegelikult
on õpetanud, mis on tema sõna tegelikult ja mis on see sügav ilmutus, mida tema silmas pidas selle all. Et kui meil on tema käsusõnad, siis tema tuleb ja teeb eluaseme meie juurde. Aga mis on tema käsusõnad? Kas keegi teab, mis on tema käsusõna, mida ta silmas peab selle all konkreetselt, mis ta siin räägib? Teab keegi? Ei tea keegi. Nii, mina ka ei tea, aga ma vaatan, et piibel teab. Ja piiblis on kirjas väga selgelt seda, et tema käsusõna, millest ta siis selles kontekstis räägib, on, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. On see käsusõna, millest tema rääkis siis. Et meie armastaksime üksteist nii, nagu tema meid on armastanud ja kuidas tema meid armastas, ta andis oma elu meie eest. Ta läks ja võttis meie pattu enda peale. Meie ei saa võtta üksteise pattu enda peale, aga me saame hoida silma ees seda, et kui meie päriselt tahame, et nii nagu ta lubab, et ta tuleb ja teeb eluaseme koos isaga meie juurde, siis me peame ka aru saama, et sellel on see tingimus, et me peame tema käsusõna. Ehk me armastame üksteist nii, nagu tema on armastanud. See on kõikide asjade võti, millest Jeesus tegelikult selles kontekstis konkreetselt räägib. Ta räägib mingitest muudest asjadest, sellepärast, et kui sa armastad oma naabrit, kes istub su kõrval praegu, jah, nügige üksteist nüüd ilusti ja vaadake silma, eks ju. Arvata võib. Et kui sa armastad tegelikult oma naabrit, siis sa ei varasta tema tagant. Sa ei peta teda. Sa ei mõista teda hukka. Sa ei tee talle haiget. Sa ei tee kõike seda, mida tegelikult käsk ütleb, mida seadus ütleb tegelikult. Sellepärast, et kui sa ei armasta, siis sa võid küll teada käsuseadust. On ju? Sa võid teada kõike, mis 10 käsku ütleb, sa võid seda teada ja sa võid seda hambad ristis ka väliselt teha. Aga Jumal näeb, mis su südames tegelikult on. Ja sa võid küll väliselt, ma kujutan ette, et need inimesed on tegelikult väga palju, kes väliselt justkui teevad asju, mida Jumala seadus ette näeb, aga nende südames tegelikult ei ole armastust. Ja kui ei ole seda armastust, siis hiljem või varem sa kukud läbi selles asjas. Sellepärast, et armastus on kõikide asjade võti ja miks see armastus on kõikide asjade võti, sellepärast, et selle kaudu me oleme ühendatud, seal on tõotus, et isa ja poeg on meie keskel püha vaimu kaudu ja meie oleme üksmeeles üks ihu. Kui seda ei ole, siis on kõik illustatud. Kunagi, ma olen seda mitu korda rääkinud, aga ma räägin veel, sest mulle andis meie kõigi sõber Marek inspiratsiooni sellest, et mitu korda võib ka ühte samasja rääkida, kuni see kinnistub pähe. Nii et ma ütlen veel kord, et ainuke kord, kus öösel unenäos on mulle Jeesus ilmunud füüsilisel kujul ja rääkinud minuga, ta ütles 2 asja, mis olid nagu minu jaoks väga-väga olulised sõnad, mida me kõik justkui teame, aga kui Jeesus seda isiklikult sulle ütleb, siis sellel on väga tõsine kaal. Ja esimene sõna oli siis see, et teie evangeelium on tühine, kui teil puudub armastus ise keskis. Et me võime küll rääkida head sõnumit, aga kui me tegelikult seda ei lase temal läbi meie nii-öelda vaimus käimise välja elada, siis see on silmakirjalik ja see on tühine ja see ei puuduta inimesi tegelikult. See ei puuduta, Jumala ja vaim ei saa tõmmata sinu kaudu inimesi, kui tegelikult sa ei anna temale maad. Ja teine oli siis see, et kui püha vaim ei ehita kogudust, siis see kõik põleb tuhaks. Et me võime inimlikult hästi ilusaid organisatsioone rajada ja võime õpetada inimesi ja võime rääkida ilusaid asju, aga kui tema ei lähe ees, sest vaata Jeesus ütles ka, et ma ei tee midagi, mida ma ei näe isa ees tegemas. Ja kui meie ei vaata kõigepealt, kuhu tema ees läheb, siis see kõik põlebki tuhaks. Me peame olema väga kindlad selles, et me näeme Jumalat ees minemas. Mitte ei proovi teda kuidagi nii-öelda, et tule õnnista meid ja nii, aga see käib ka meie isikliku eluga. Ja sellepärast esimene punkt, mis ma tahtsingi nagu esile tuua, on see, et sa usud, et Jumala vaim on sinus, aga kas sa oled ka ennast andnud temale niimoodi üle, et ta saab juhtida sind oma nii-öelda tahte kohaselt, nii nagu isa taevas tahab. Nii nagu me palvetame, et sinu tahtmine sündigu, mitte meie tahtmine sündigu, eks ole. Me teame kõik meie isa palves seda kohta, sinu tahtmine sündigu, mitte meie tahtmine. Aga me peame mõistma, et Jumal ei tee mitte kunagi ühtegi asja vägisi.
Ja sellepärast ma tahangi öelda, et nii palju, kui sina, nagu me rääkisime ka eelmistel kordadel, sa alistud talle, nii palju saab tema tegelikult võtta ja tegutseda sinu elus. Kui sina ei alistu teatud valdkondades, siis on vaikus. Ta vaikib nendes valdkondades nii kaua, kui sa alistuda. Sellepärast ärge imestage, kui teil mõned asjad, kus te palvetate ja võitlete ja proovite näha palve vastuseid ja ei tule neid kuidagi, ei tule läbi murded ja lausa kõrvad on lukus, ei kuule ka mitte midagi. On teil kunagi sellist asja olnud? Et sa nii tahaksid kuulda, kuidas Jumal räägib ja mitte midagi vastu sulle. On nii olnud? Võtad siis tropid ära lõpuks kõrvast, eks ole, ikka kuulad, ikka ei vasta mitte midagi. Küsimus ei ole sinus või küsimus ei ole Jumalas, küsimus on sinu tahtes. Ja sellepärast muidugi võib olla ka erinevaid asju ja vaenlane võib rünnata ja mis iganes, eks ole, aga põhimõte on selles, et Jumal ei tee mitte midagi vastu sinu tahtmist ega vastavalt sellele, mida sina ei ole lubanud. Kui sina ei ole teatud valdkonda talle üle andnud, siis ta ei tegutse selles valdkonnas. Ja sinu nii-öelda selles valdkonnas on kõrba. See ei toimu tegelikult mitte midagi. Kuivus. Järgmine valdkond, kui sa ei ole seda talle üle andnud tõsiselt ja armastusega, eks ole, ja tahtega, siis seal valitseb tegelikult kõrba. Ta ei tegutse sellepärast, et ta on loonud sulle vaba tahte. Ja sellepärast ma tahangi kõigepealt üles kutsuda teid, et me mõistaksime, et Jumala tahe on igas asjas parim. Ja kui sina ütled Jumalale, aga võta kõik minu elu ja tee seda, mis sina soovid, Püha Vaim. Juhi sina, kuidas sa tahad. Siis väga tihti tuleb üks pisike kripeldus mingis valdkonnas kuskile. Sa tunned, aga äkki ta võtab selle mängu asja ära mult. Mis siis saab? Kas sa saate aru, mis ma räägin? Et tore on rääkida, et Jumal juhi ja kõik nii, aga kui sa ütled talle, aga võta siis kõik minu elu. Võta minu huulepulgad, minu ilusad prillid, võta kõike. Ma olen kõik sulle üle. Ja küll see oli nüüd konkreetne näide siin kellegi puhul, aga kas sul tekib mingi kripeldus kuskil, kus sa tunned äkki, aga mis siis saab, kui ta ütleb, et sellest asjast loobuda? Ma ütlen nii kaua, kui ma näen, et aru saate, mis ma räägin. Et ei taha rohkem kolmandat korda, ma kordan seda. Ja. Et kui sul tekib kripeldus mingis valdkonnas, aga kui ta ütleb, et loobu sellest, ja see kripeldus, sa tunned, et siis see on tegelikult sinu ja Jumal vahel. See ei tähenda, et ta selle ära võtab, aga niimoodi sa saad oma südant läbi katsuda, saad aru? Selleks võib olla mis iganes asi, selleks võib olla mingisugune suhe, mingisugune hobi, mingisugune õppimine, mis iganes asi see võib olla. Sa pead lihtsalt saama aru, et kui sa annad kõik Jumalale üle, siis sul tuleb üks vabadus ja sa tead, et sinu elu on tema parima tahte keskpunktis ja see täidab sind sügava rahu ja rõõmuga ja teadmisega, et sa oled jõudnud kohale ja sealt peale siis proovi teda edasi nii-öelda, et ta juhib sind edasi. Minul näiteks oli see tunne nagu, see oli kohe lausa tunne ja teadmine esimest korda, kui ma esimest korda kuulutasin evangeeliumi avalikult inimeste ees. Umbes 30 aastat tagasi või rohkem. Kui ma esimest korda seda tegin, just evangeeliumi kuulutasin ühel koosolekul, siis enne seda ma arvasin, et paljud on niimoodi mõelnud, et kindlasti Jumal ei ole mind kutsunud ja mul ei ole kunagi mitte midagi öelda inimestele, et parem mine koju ja miks sa üldse siia sattunud oled. Ma usun, et paljud on selliste rünnakute all enne, kui nad kuskile kõnelema lähevad. Aga kui ma astusin lavale ja hakkasin kuulutama, siis mul järsku tuli nagu teadmine, et ma olen praegu Jumala tahte keskpunktis. Ma olen täpselt seal, kus Jumal tahab, et ma olen. Ja see on selline tunne, mis tekitab sõltuvust täiesti. Kui sa tunned, et sul ei ole, sa ei pea olema mitte kuskil mujal ega mitte kellegi teisega, vaid see on see, miks Jumal on sind valinud, miks ta on sind kutsunud ja sa oled praegu tema tahte keskpunktis. Ja sa ei taha tegelikult, kui sa sinna jõuad, siis sa ei taha mitte kunagi lahkuda sealt enam. Sellepärast, et imelisemat rahu ja rõõmu sul ei ole, kui sa sinna jõuad. Aga sa jõuad sinna siis, kui sa tegelikult loobuda oma plaanidest ja annad üle temale
ja annad talle loa juhtida sind nendes valdkondades täpselt nii, nagu tema seda soovib. Sellepärast, et sa ei saa, me ennem huvitav siin ka palvetati, sa ei saa anda teistel inimestel mitte midagi sellist, mida sul ei ole endal. Et kui sul on taskud tühjad, siis sul ei ole midagi anda. Aga kui sul on kommi taskus, siis sa saad kommi anda teistel inimestel, on ju? Aga sa ei saa banaani anda. Ehk siis sa pead kõigepealt vastu võtma, et sul oleks midagi anda. Ja ma loen ühe kirjakoha, just, mis me siin ennem ka palvetasime, mis on nüüd natukene nagu justkui teisest teemast tundub, aga ta ei ole tegelikult, see on Apostlite teod. Ja see on 3. peatükk. Ja ma loen selle lihtsalt ette, sellepärast, et see on väga julgustav kirjakoht teisest salmist alates. See on nii-öelda siis halvatud mehe terveks tegemine. Ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks. Ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, selle ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Nasaretlase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maid said tema jalapöiad ja luupeksjad tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja hiljem siis ütleb Peetrus selle kohta, kui tema käest aru päritakse 16. salmis ja usu läbi tema nimesse on tema nimi teinud tugevaks selle, keda te näete ja tunnete ja usk, mis tuleb temalt, on selle andnud täie tervise ning tervise teie kõikide nähes. Usk, mis tuleb temalt, see ei tule sinu käest, aga see tuleb siis, kui sul on taskus, et Jeesuse nimel sa tead, sa võid tegutseda ja öelda, sa tunned ära oma identiteedi. Mäletate, me oleme sellest ka rääkinud eelmistel kordadel. Ja kui sa ei tunne seda ära, siis sa ei saa anda teistele seda, mida sul tegelikult ei ole või teine asi, sul puudub sellest ilmutus. Püha vaim, millest me just alustasime, ei ole teinud elavaks sinu sees selle, mis on sinu identiteet, kes sa oled temas ja mis sulle tegelikult kuulub. Ma toon ühe sellise näite, mis minul oli kunagi, ma olen kindlasti ka varem seda toonud, aga see on kõige parem näide minu arust. Kui oli hoopis võib-olla veel selline teistsugune aeg, kui Eesti iseseisvus ja meie pangandussüsteem oli alles üsna uus, siis mulle üks inimene kandis üle raha valuutas välismaalt kuskilt mingi raha, mida mul oli väga vaja ja meil oli niimoodi kokku lepitud. Ja kui ma läksin siis pangaautomaati selle raha järgi, siis selle raha ei olnud seal. Kuigi see inimene ütles, et ta kandis mitu päeva tagasi üle ja see raha peab olema seal kindlasti. Ja siis ma käisin niimoodi mitu päeva, läksin jälle pangaautomaadi kallale, ründasin seda igatepidi ja loksutasin nagu põrsast, eks ole, rahapõrsast ma mõtlen. Ja mitte midagi ei ole. Ei ole mitte mingit, raha on täiesti nii-öelda null. Ja siis ma hakkasin palvetama, mõtlesin, et huvitav, et see inimene kindlasti ei peta mind, et ta ütles, et ta kandis mulle konkreetse summa üle ja ta kindlasti ei valetanud mulle, ta kindlasti ei petnud mind, aga raha ei ole pangaarvel. Ja palusin Jumalat, et Jumal annaks mulle oma tarkuse selles asjas. Ja Jumala vaim äkki ütles, et aga mine küsi kontoris seest, et ära vaata pangaautomaadist. Mine räägi selle klienditeenindajaga. Ja siis ma rääkisin selle loo ära ja klienditeenindaja ütles, et aga meil on nii, et kui valuutas kantakse üle, siis see läheb valuuta arvele. Mõtlen, see oli nagu teistsugune aeg, praegu niimoodi enam ei ole, eks ju. Ja see raha on teil olemas juba, see tuli juba mitu päeva tagasi, aga et see on valuuta arvele, et seda tuleb konventeerida nagu sinna nii-öelda Eesti arvele üle. Et seda ei näegi pangaautomaadist, et sellepärast nagu ei näinudki. Ja ma olin siis juba usklik ja ma sain ilmutuse sellest asjast. Et sul võib olla see küll olemas praktiliselt ka, aga sa ei saa seda kasutada, kui sa ei tea täpselt, mismoodi ja kus. Ehk siis see raha oli mul olemas juba mitu päeva tagasi ja ma oleks saanud seda kasutada,
aga kuna ma ei teadnud, et see mul on, siis ma seda kasutada ei saanud. Küsin uuesti, kas see raha oli olemas juba siis? Oli. Kas ta oli minu oma? Jaa. Kas ma oleks saanud seda kasutada? Jaa. Kas ma oleks pidanud seda kasutama? Jaa. Aga miks ma ei teinud seda siis? Sellepärast, et mul ei olnud teadlikkust, kuidas asjad on. Ja ma ei saanud nii kaua seda kasutada, kuni ma ei saanud teada, kuidas ma selle raha tegelikult pean konverteerima, mis sellega on. Ja täpselt samamoodi on meie sees olevate nii-öelda ilmutuste ja ususeemnetega. Et teoorias ja ka praktikas on Kristus juba andnud meile kõik. Aga samas me tihtipeale palvetame asjade eest, mida me ei peaks enam palvetama, me peaksime tänama lihtsalt, sellepärast, et Kristuses on need meil juba olemas. Aga meie, kuna meie identiteet on vildakas, kuna meil ei ole ilmutust võib-olla kõikides valdkondades, nagu ma just rääkisin, kuna me ei ole julgenud alistuda teatud valdkondades, siis meil ei ole ka tarkust ja arusaamist Jumala sõnast ega ilmutust meie identiteedist. Ja kuni meil ei ole ilmutust meie identiteedist, ei saa me ka vastu võtta seda, mis tegelikult meil juba kuulub. Isegi mitte vastu võtma, me ei saa kasutada seda. Nii kui me mõtleme, et usk, mis tuleb temalt, kas see on meil olemas täna? Või me peame seda kuskilt nagu lunima või paluma või kas me peame seda paluma? Ei, tegelikult on see Kristuses juba meil olemas. Tegelikult on see püha vaimu kaudu meie sees. Ja kuni me ei loe Jumala sõna, kuni me ei, näiteks seesama suur usumees Smith Wigglesworth, raamatust ma lugesin, et tema luges iga 15 minuti tagant Jumala sõna. Tal oli kogu aeg piibel kaasas. Nii kui tal momendiks istus, ta kogu aeg luges sõna. Ja mis juhtus? Haiged said terveks, surnud ärkasid ülesse. Üks ekstreemsemaid asju oli ju see, et ta läks lausa matustele kohale, võttis puusärgis surnu ja võttis üle õla, virutas vastu maad. Selleks peab ikka väga suur juhtimine olema, et inimene üldse saaks niimoodi teha, aga surnu ärkas üles. Isegi haiget ei saanud sellest, et ta vahepeal surnu kukkus maha. Ärkas üles ja elas edasi. Vaatake, milline vägi on tegelikult meie kõigi sees. Kas Jumal annab püha vaimu ilma mõõduta? Kas ta annab ühele rohkem kui teisele? Kas see on piibellik? Mõelge selle peale. Kas see on piibellik, et ta annab ühele rohkem kui teisele? Mõtle selle peale, et see sama püha vaim, kes äratas üles surnuid, see elab sinu sees. See sama vaim, kes äratas üles Kristuse, elab sinu sees. Kas sul on seda kerge mõista? Nii, hakkame otsast peale. Istu ja mõtle. See sama püha vaim on sinu sees. Ta on annetanud Kristuses sinule kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Ta on annetanud sulle kõik selle, mis tegelikult on loov ja milles meie peaksime kõik käima kui normaalselt nii-öelda usklikud. Ma ei tea, võib-olla teie piiblis on teistmoodi, tänapäeval erinevad piibrid, ma tean, aga minu piiblis on selline asi kirjas, et Jumal ei tee vahet isikute vahel ja tema on tegelikult annetanud meile kõik need asjad. Ja see, kui sa nüüd võtad selle esimese punkti ja mõtled, et tema vaim on sinu sees, seesama, kes töötas Kristuse kaudu, on nii, me näeme piiblis seda, et ta töötas Kristuse kaudu. Kristus ei olnud sellepärast võimekas, et ta oli Kristus, vaid sellepärast, et ta sai täis püha vaimu. Oli nii? Nii. Siis nüüd, mis on see takistus, et Jumala vaim ei saa meie kaudu töötada nii, nagu tema võib-olla on ette näinud? Et kõik haiged saavad terveks ja jalutumad hakkavad kõndima ja surnud ärkavad üles. Mis on see põhjus? See on see sama põhjus, et meil on see kõik antud, aga kuni sa ei saa ilmutust sellest, see ei toimi lihtsalt. On nii? Sa pead saama ilmutuse sellest, et see sul on olemas juba. Ja need valdkonnad, kus sina siis nii-öelda, mis on nagu sinu osa teha, ongi see, et alistuda Jumalale nendes valdkondades, kus tema ei ole veel nii-öelda tuppa lastud. Sest me tihti mõtleme, et kui Jumal on nii võimas, miks ta siis ei tee? Sellepärast, et sul on vaba tahe. Ta ootab seda, et sina annad talle loa. Ta on piiratud sinu endaga. Ta ei ole piiratud Jumalaga, huvitav, eks ole.
ta on piiratud sinu vaba tahtega. Nii palju, kui sina lubad temal tegutseda, nii kaua, nii palju tema saab maad. Kui sina ei taha, et ta millegi sind vabaks teeb, kui sina ei taha, et ta mingis asjas sõna võtab, siis sa ei saa selles mõttes nii kaua selles valdkonnas läbimurret. Sellepärast, et sul on vaba tahe, mitte sellepärast, et ta oleks kiuslik, vaid ta lihtsalt ei taha. Ei, see ei ole nii. Ta on andnud sulle vaba tahte, sest tema on tõotanud, et püha vaim tuleb ja on sinu juures igavesti. Ja kui tema tuleb ja nemad, isa ja poeg, teevad nii-öelda eluasem sinu juurde, siis ta ütleb, et paluge, mida te iganes tahate, te saate seda. See on nagu selline kirjakoht, et mulle iga kord tõusevad juuksed, nii vähe, kui palju neid veel alles on, tõusevad püsti täiesti. Sellepärast, et ma mõtlen, et miks nii paljudes kohtades siis need asjad ei toimi, kui Jumala sõna tõotab, et väga suured ja võimsad asjad, tema ootab, et need sünniksid koguduse kaudu, sest sellest saab isa austatud. Ta ütleb, et isa saab austatud, kui need asjad sünnivad. See tähendab seda, et tema tahe on see, et need asjad sünniksid. Meie ka tahame. Aga kus on siis see lühise? Mis asi on vaja sealt vahelt ära võtta, et need asjad hakkaksid, et nii-öelda püha vaimseks voolata, nagu ta tahab. Ja see ongi see, et me peame oma vaba tahtega need valdkonnad üle andma ja uskuma, et me ei pea oma lihas kedagi tervendama, me ei pea lihas kuulma, vaid ta ütleb, usk, mis tuleb temalt, see teeb haiget terveks, püha vaim, kes tuleb temalt, tema tahab sind juhtida, et lihtsalt talle need asjad üle anda. Et mina näiteks, minul oli väga suur privileeg, et ma sain püha vaimuga täidetud ja ristitud kohe pärast seda praktiliselt, kui ma sain päästetud. Seal oli mõni nädal võib-olla vahet või natukene niimoodi, et ma ei olnud jõudnud isegi võib-olla kuulda kuskilt mingisugust sellist doktriini selle kohta või mingisugust õpetust, vaid ma lugesin lihtsalt ühest raamatust, et kui sa oled saanud päästetud, siis järgmine asi on, sa pead saama püha vaimuga ristitud. Lihtsalt lugesin ühest raamatust seda. Ja ma mõtlesin, et mina sain päästetud, et ma pean saama ka püha vaimuga ristitud. Ma ei teadnud, mis asi on püha vaimuga ristimine. Ma ei teadnud mitte midagi, ma ei olnud lugenud piiblist 4 päeva kohta, ma ei olnud midagi sellist näinud. Ja ma läksin lihtsalt oma magamistuppa ja panin käed kokku ja ütlesin, et Jumal, risti mind palun oma püha vaimuga, sest ma saan aru, et ilma selleta ma ei saa käia usuteel. Ma pean olema sõltuvuses sinust. Ma ei saa ise oma lihas mängida usklikku, ma tahan olla päriselt see. Ma tahan päriselt käia sinu vaimu juhtimist mööda, ma tahan päriselt tundma õppida sind. Ja kui ma niimoodi palusin, et palun täida mind oma püha vaimuga, siis tuli sõna otseses mõttes nagu ämber kuuma vett mulle pähe taevast. Ma füüsiliselt tundsin seda, kuidas selline tuli nagu läbistas mind nii tugevasti, et ma kukkusin näoli voodisse ja ma ei julgenud enam liigutada, sest ma ei teadnud, mis järgmisena juhtuma hakkab, sellepärast, et see oli nagu nii võimas, nagu selline, nagu keegi oleks valanud, nagu tuld. Et sellepärast, kui ma apostlite tegudest vaatan, seal on ka, et nagu tuleleegid, eks ole. Me ei tea täpselt, mida nad kogesid või nägid, aga nad võrdlesid nagu tuleleekidega. Ja mina ei näinud midagi, aga ma kogesin, kuidas sõna otseses mõttes, nagu oleks keegi ülevalt taevast valanud kuuma ämbri pähe, kõrvetada ma otseselt ei saanud just, aga võib-olla osa pole selle ka, mis vaja oli, ma ei tea. Igal juhul ma lendasin sinna pikali ja ma olin täis tema rõõmu ja tema vaimu üksinda kodus. Keegi polnud mu peale käsi pannud või palvetanud või keegi polnud kuskil midagi rääkinudki sellest. Ja ma olin nii õnnelik, et Jumal nii kiiresti vastab palvetele. Et sa palud, et ta ristiks sind püha vaimuga ja sa saad selle kohe. Ja siis ma rääkisin, sattusin kokku hiljem mõne vanema kristlasega ja ütlesin, et selline asi juhtus minuga, et nii lahe. Ja siis ta ütles, et ei, püha vaim nüüd küll niimoodi ei tule, et sa ikka sea oma elu korda ennem ja vaata, sa oled siin lahutatud ja lahutatud naine ja ma ei tea, kas lahutatud naistel tuleb üldse püha vaim niimoodi kiiresti kohe palvevasusena. Ja siis ma noore kristlasena ei saanud nagu aru, mis see tähendab, aga mul tuli nutt peale, ma mõtlesin, et nii õudne, et Jeesus on mulle kõik patud andeks saanud, isegi selle, et ma temasse ei uskunud. Ja nüüd tuleb välja, et lahutatud naine ei saagi püha vaimu,
sellepärast et lahutus on veel suurem patt kui kõik muud patud kokku. Ja aastad hiljem ma muidugi sain aru sellest, kui lihtne on sattuda selle alla, et keegi tahab olla püha vaimu häälekas sinu elus. Et ärge kunagi selle alla sattuge, et keegi teine tahaks olla püha vaimu häälekas sinu elus. Sellepärast, et vaenlane kasutab kahjuks, religiooni vaim kahjuks kasutab väga palju just nimelt selliseid inimesi, kes tegelikult on usklikud. Kahjuks. Ja kuidas sa selle vahet teed? Sa tunned ühte kurbust, rõhumist ja lootusetust. Saad aru, et see ei olnud praegu kindlasti Jumala vaim ja Jumala vaimu parim, aga mina ei saanud sellest siis aru. Ja ma pidin tükk aega võitlema ja palvetama selle pärast, et kuidas siis ma ikkagi nagu saaksin olla nii korralik ja puhas, et püha vaim saaks mind täita. Aga Jumal oli armuline ja seletas mulle siis ühel hetkel ise need asjad lahti ja ütles, et vaata, sina ei saagi midagi teha. Mina tegin juba sinu eest. Et sina ei saagi ennast ise puhtaks teha, sina ei saa ise ennast päästa, sa ei saa ennast paremaks inimeseks teha, sa ei saa. Ja kuskil muide ei ole kästudki, et sa peaksid saama paremaks inimeseks. Sellest on Andrei Matetski palju rääkinud, et piibel ütleb hoopis, et sa pead ära surema iseendale ja oma elu temale andma. Ja kui sa seda teed, siis tuleb vabadus. Siis tuleb vabadus sellest, et sa saad aru, et tegelikult tema juba tegi. See on sama see raha koht, millest ma näite tõin, et see sulle on olemas juba pangaarve peal kõik. Aga kuni sa sellest ei ole ilmutust saanud, kuni sa tegelikult ei tea, et see seal arvel on, sa ei saa seda ka kasutada. Sa ei saa seda nii-öelda praktiliselt oma ellu rakendada, ütleme siis niimoodi, oleks võib-olla õigem. Jah? On nii? Aga mida siis selleks peaks praktiliselt tegema? Ma arvan, et loomulikult kõige tähtsam on, et me palvetame selle pärast, aga iseenesest, kui sa juba saad ilmutuslikult aru sellest, et Jumal on sinu eest juba kõik teinud ja sul on lihtsalt see vastu võtta. Nii nagu mina võtsin vastu püha vaimuga täitumise, püha vaimuga ristimise, olles mõni nädal kristlane, ma ei olnud piiblitki läbi lugenud. Ma ei olnud ühte peatüki kaibselt läbi lugenud. Ma ei olnud mingit õpetust saanud ja kindlasti oli minu elus väga palju asju, mis vajasid korrigeerimist. Kindlasti oli neid asju. See on üks teatud tüüpi inimlik uhkus tegelikult, mis paneb meid nagu arvama, et me peame ennem korralikuks saama ja siis püha vaim tuleb. Ja siis sa jäädki ootama tegelikult järgmised 50 aastat, kui mitte 100. Sellepärast, et sa ei saagi enne puhtaks, kui sa oled täis püha vaimu. Sest ainult tema on see, kes ilmutab sulle päriselt, mis sinu sees on. Sa võid ise tegeleda hoopis teise asjaga, aga tema ilmutab sulle seda, mis su sees päriselt on. Lase temal ilmutada. Ära urgitse ise endas. Võib-olla see asi, mis sinule tundub, ei ole Jumala silmis hetkel üldse oluline. Tema silmis on võib-olla palju olulisem see, et sa saaksid ilmutuse oma pangaarvest, taevasest, ma mõtlen, ma ei mõtle, ära nüüd jookse panka selle peale, selle jutu peale, eks ole. Et sa saaksid ilmutuse tegelikult sellest, mis sulle kuulub Kristuses. Mitte see võib-olla, et mingi asi on, mis sulle ei meeldi enda juures või neid asju on kõigile. Kõigil on asju, mis meile ei meeldi, meil on kõigil asju, millest me peame meelt parandama. Aga enamus inimesi, kellega ma olen sellel teemal nagu vestelnud, ütlevad, et no jah, et ma pean sellest asjas ja sellest asjas veel muutuma ja siis võib-olla saab püha vaim rohkem kasutada. Lase tal kõigepealt tulla. Ära hakka ise jalgratast leiutama sellepärast, et kui tema tuleb, siis tema viibki sind sinna maani, kuhu tema tahab sind viia. Et kõik need igasugused taganad sinu küljest ära kukuvad. Ja ära langevad nii-öelda need asjad, mis seal olema ei peaks. Sellepärast, et me ei saa nii-öelda ise ennast, me võime teatud asjades parandada meelt, kui me teame, aga on neid asju, millest me üldse ei tea. Ma olen teile ju rääkinud seda, kuidas, kui ma esimest korda sellest protsessist läbi läksin, siis see oli üks šokk ja vapustus teise otsa. Sellepärast, et mina arvasin, et mul on hoopis mingid muud probleemid. Aga Jumal viis sügavuti iga valdkonna valgustas läbi, kui ma lubasin seda teha.
ja need asjad, mis sealt välja tulid, mul ei olnud õrna aimu sellest olnud, et see on üldse probleem minu ja Jumala vahel. Aga see on huvitav tegelikult, et kui see on valus, ümberlõikamine on alati valus. See on valus, aga kui sina lubad tal seda teha, siis sinu elu muutub täielikult. Su elu muutub ja sa hakkad käima vaimus, mitte lihas, kes püüab mõnikord vaimu järgi lohistada. Sul läheb nagu asetuvad asjad õigetesse kohtadesse. Ja ütleksin veel paar asja, mis kindlasti on alati takistuseks. Üks on see, et meie mugavuse tsoon peab nagu lõppema. Väga tihti inimesed ehitavad endale oma mugavustsooni, kus sa tunned ennast turvaliselt ja hästi ja sa arvad, et kui need asjad niimoodi käivad sinu elus, siis ongi korras. Ja tegelikult on teatud mõttes see mugavuse tsoon ka tihti takistuseks selleks, et Jumala vaim ei saa vabadust, et me ei saa anda vabadust Jumala vaimule. Ja samamoodi ma olen nagu aru saanud sellest, et meie tihti võime ka kibestuda Jumala peale, kui asjad ei juhtu nii, nagu meie soovime või me palved ei saa vastatud. Aga sellepärast ongi see, et Jumala käes on kõik võtmed, isegi surmavala võtmed, ütleb piibel. Ja tema tahab tuua iga inimese elus esile selle parima. Ta ei saa seda teha, kuni sa ei luba. Oli see selge nüüd, eks ole? Mulle kunagi Jumal ütles, et ma ei saa isegi kõige väiksemast asjast inimest vabastada, kui ta ei taha seda tegelikult. Kui ta ütleb küll, okei, ma tahaks vabaks saada, aga tegelikult ta mõtleb, et natuke võiks ikka veel olla selle asjaga seotud, siis nii kaua ta ei vabane ka. Et ma tean inimesi, kes on pannud käed puus ja öelnud, Jumal, kui sina ikka tahad ja oskad ja sina võid tulla oma suure mürinaga ja kärinaga ja teha kõik puhtaks ja kõik uueks, on ju. See ei ole piibellik kahjuks, sest piibel räägib, et meil on antud vaba tahe ja sinu otsus ja sinu tahe on ainukene, mis tegelikult piirab Jumala väe tööd sinu elus. Ja ma tahaksin täna kindlasti ka palvetada, et me mõistaksime, et eriti praegusel ajal, kus on niivõrd palju igasuguseid õpetusi, kus on igasuguseid doktriine, igasuguseid valeimetegusid ja tunnustähti nii-öelda. Piibel ütleb seda, et lõpuaegade tundemärk ei ole mitte ainult sõjad, näljahädad ja mahavärisemised, vaid eksiõpetused. Valekristused, valeprohvetid, jõugud hakkavad ründama kõikjal ja see on üks lõpuaegade tundemärke tegelikult, kui need on. Ja ma usun, et üks põhjus, miks on väga oluline, et me oleme Jumala poolt juhitud igas väiksemas detailis, et me ka tunneksime ära need eksiõpetused, et me saaksime ka aru vaimus, kui kuskil on midagi valesti, sest piibel ütleb, et me ei pea liha järgi inimest tundma ega üksteist tundma liha järgi, vaid me tegelikult peame vaimus aru saama. Ja väliselt oskab iga võib-olla hea näitleja mängida sellist vaga ja korralikku kristlast, aga Jeesus hoiatab meid, et hundid lambanahas ka tulevad koguduste keskele ja tahavad karja lõhkuda ja nii edasi. Need on asjad, mida sa saad ainult tunda siis, kui sa oled täis püha vaima. Sellepärast ongi ju nii, et hästi palju on igasuguseid sekte, näiteks kus justkui on õpetus ja doktriin väga paigas ja inimesed on väga korralikud oma arust, aga nad eranditult kõik on püha vaimu vastu. Enamus sekte on tegelikult püha vaimu vastu, nad ei taha lubada püha vaimu, nad ei taha rääkida püha vaimust, nad ei taha õpetada. Miks? Sellepärast, et püha vaim on tõe vaim. Ja kui sa ei ole täis püha vaimu, siis sa ei tee vahet tõe ja vale vahel. See on ainukene võti, kuidas sa saad tegelikult ära tunda. Valeõpetajad, valeprohvetid, eksiõpetused ja ka kui keegi tuleb sinu ellu ja prohveteerib midagi, mis tegelikult ei ole Jumala vaimust. Mul on väga palju selliseid asju, näiteks ma olen kuulnud räägitud, mille järgi minu kõrvad sügelevad. Ma võib-olla tahan seda väga kuulda, mulle väga meeldib seda kuulda, aga ometi miski annab su sees märku, et see ei ole Jumala vaimust. Ja selles mõttes ongi väga tähtis, et me ei vaata välisele, vaid me mitte ei ütle lihtsalt, et ma tean Jumala vaimu mu sees, vaid sa annad ka päriselt talle vooli juhtida su elu. Et kõik sinu valikud, kõik sinu otsused lähevad nii, nagu Jumala vaim seda soovib, mitte nii, nagu sina seda soovid. Ja lihtsalt lohutuseks ütlen veel nii palju lõpetuseks, et see on alati parim. Et kõik need valdkonnad, kus mina olen võidelnud Jumalaga ja seda ei ole mitte vähe olnud,
ütlen ausalt, ma olen igasuguseid madinguid temaga läbi pidanud, sest ma ei ole tahtnud tema tahet teha. Ma ei ole tahtnud, ta on andnud märku, aga ta ei sunni sind. Ta ütleb sulle, mis on tema tahe, aga ta ei hakka sind vägisi sundima, ta ootab, millal sina siis vabatahtlikult otsustad ja mina ei ole tahtnud otsustada. Ja kõik sellised näited on alati olnud siis lõppenud sellega, et Jumal jääb vait. Ta ei räägi suga enam, ta ei juhi sind enam, ta ootab rahulikult, tal on nii palju aega alati. Ta ootab rahulikult, millal siis sina meelt parandad ja lähed ikkagi ja teed seda. Aga ta ei sunni sind, saate aru, see on nagu teistsugune asi. Ta lihtsalt tõmbab nagu tagasi ennast, ta ei räägi sulle enam edasi. Ma olen rääkinud sellest, kuidas kõige esimene korda, kui ma polnud veel kuskil teeninud, siis Jumal käskis mulle anda lühikese tunnistuse oma elust, sellest, kuidas ma päästetud sain. Ma tean, et teist on ka osad sellist tunnistust andnud ja te teate, et see ei ole kerge võib-olla alati, aga sellepärast, et siis mõtled, et ma ei oska rääkida ja ma ei tea, kas keegi üldse tahab seda kuulata või nii. Ja mina mõtlesin samamoodi, mul oli väga raske oma tunnistust esimest korda anda ja mõtlesin, et kes seda ikka kuulda tahab. Ja ma ei andnudki lõpuks. Ma ei andnudki, ma lihtsalt ei andnudki, lihtsalt ei läinudki kokku lepitud kohta, kus ma võin tegema, ütlesin, ma ei tule ja kõik. Ja pärast seda oli täpselt 6 kuud oli mul taevas pea kohal kinni. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on, kas ma mingit pattu teinud, mõtlesin kõik oma tunnid ja sekundid läbi ja mõtlesin, mis asi see on, täielik vaikus, et enne ikka Jumal nagu vastas ja rääkis muga ja täielik vaikus. Ja siis ta kasutas ühte jutlustajat, kus siis Jumala vaim sai mulle öelda seda lõpuks, et ma ei teegi su elus edasi asju, kui sa oled olnud sõnakuulmatu mingis asjas, mis ma juba olen sulle öelnud. Et vaata, Jumala asjad on nagu teistmoodi. Meie anname mõnikord nagu teistsugused võimalused inimestena, aga kui Jumal on sul käske midagi teha, mida sa ei ole teinud, siis väga tõenäoline on see, et see võib olla ka tihti põhjus, miks Jumal vaikib. Sellepärast, et sa ei ole seda teinud, mis ta on öelnud. Et tema nagu niisama ei ütle väga tihti. Ta ei ütle igaks juhuks, et mõtled, okei, ma tean, see on sinu teha, aga ma lähen ikka oma teed edasi. Ta tavaliselt ütleb siis, kui sa väga tõsiselt otsustad, et aitab sellest elust sellisel kujul. Ma tahan nüüd päriselt sinu elu hakata elama. Ma tahan päriselt näha, kuidas sinu vägi töötab, kuidas sinu püha vaim juhib mind. Ma tahan päriselt seda näha. Ja kui sa seda tõsiselt mõtled, siis muutud sa selleks tühjaks veeklaasiks, kes ootab täitmist. Et kui sa oled nagu mingites valdkondades iseennast nii täis, siis sinna ei mahu enam keegi teine, eks ole. Sellepärast ongi see, et me peame ennast nagu tühjendama, me peame ära andma endast asju, et tema vaim saaks meid täita, tema vaim saaks võtta nii-öelda osa kõikides nendes valdkondades, kus meie ise oleme tahtnud nagu valitseda. Ja uskuge mind, et need on alati parimad valikud. Sellepärast, nagu ma ütlesin, et kui mina esimest korda evangeeliumi kuulutasin, siis ma tundsin, et ma olen Jumala täis tahtes ja mitte, et mul oleks esineda meeldinud, see oli tegelikult väga kohutav kogemus, või kangesti rääkida tahtnud, lihtsalt ma tundsin oma vaimus nii suurt rõõmu ja nii suurt rahu, et seda ei oska kirjeldada mitte keegi, mida ma tegelikult oma vaimus nagu tundsin. Ja see oli see, et ma ei tahtnud, see oli tunne, et ma ei tahagi sealt ära minna sealt lavalt enam. Ja ma jääksingi sinna sellepärast, et selle tunde pärast. Aga muidugi, kui aeg otsa sai, siis see tunne läks ära ja ma sain aru, et nüüd on aeg koju minna, eks. Et ma ei saanud nagu lõputult seal rääkida. Aga see on meie kõikide valdkondades, kõikide eludes erinev ja me peame kindlaks tegema, mis on tema kutsumine valik. Et me võiksime elada kvaliteetset elu temas ja tema pühas vaimus. Et uskuge mind, et väga paljud sellised närvilised olekud ja igasugused tülid ja pahandused ja jonnimised ja mis iganes kõik inimestel on, see tulebki tihti sellest vastuolust, et su liha tegelikult mässab, ta ei taha alistuda. Piibel ütleb, et liha ei taha mitte kunagi vaimule alistuda, eks ju. Aga seal on see meie tahe, on ju. Kui meie ütleme, et meie tahame alustada, mina tahan alistuda, mina käsin sel lihal vait jääda ja otsustan Jumala vaimule alistuda ja tahan, et Jumala parim tahe sünniks minu elus, siis tema võtab ka sind tõsiselt. Sellest hetkest, kui sina hakkad teda tõsiselt võtma. Nii et olgu meil janu. Ja olgu meil kõht tühi, et me saaksime süüa tema käest ja juua tema käest. Kui meil ei ole janu, siis on väga raske sundida jooma ennast. Ja kui meil ei ole janu, siis see tähendab seda, et me oleme midagi muud täis. Me oleme ise ennast täis või maailma
täis või oma tahet täis, siis meil kaob ära janu Jumala järgi. See on ka üks tundemärk tihtipeale. See janu kaob ära siis. Ja janu tuleb, kui sa oled tegelikult iseendast lasknud ennast tühjendada ja siis sa tunned järsku, mul on janu Jumala sõna järgi, mul on janu Jumala vaimu järgi. Ma tahan rohkem teda. Ja siis ta annab ka. Nii et see janu tõmbab tegelikult nagu esile selle, mis tema tahab nagu anda sulle. Kui sul janu ei ole, siis on väga raske juua. Nii et kas me palvetame selle pärast?